Tere pärastlõunat. Võib-olla natukene selline teistsugune teema, kui ennem on olnud ja võib-olla terts rohkem praktilise poole pealt ja räägime siis tõesti nagu mainitud ohtlikust kultuuripärandist, mis tegelikult ületab samamoodi piire. Paar sellist näidet, mis meile jutuks tuleb, eks ole, kõigepealt, mis siis üldse see kultuuripärand seal vee all on ja miks meile ohtlik on. Natukene sellisest seadusandlikust poolest võib tunduda selline võib-olla kuiv ja igav, aga tegelikult väga oluline selle asja juures. Ja siis vaatame konkreetselt ühte juhtumit ka siin meie enda Eesti vetes. Siin all on selline ilus helesinine meri pildi peal Mikroneesiast, Tšugi laguunis, kus mul on ka endal õnnestunud neid keskkonnaohtlikke vrakke uurida, kus siis alles vast mõned kuud tagasi või oli see natuke rohkem, ühe vraki pealt hakkas lihtsalt tulema kütust välja, nagu selle pildi pealt on näha. Ja see ülemine pilt on minu enda vetest siit samast Narva lahest nimelt. Ühe vraki pealt, mis oli vast 5 või 6 aastat tagasi, kui siin oli leke. Aga nendest juba räägime natukene hiljem. Siis potentsiaalselt keskkonnaohtlikud vrakid ja kultuuripärand, et küsimus on esiteks selleks, millal see üldse problemaatiliseks muutus. Sellel on tegelikult 2 tärminit, ütleme niimoodi, et esimene probleemi algusaeg on siis see hetk, kui hakati kasutama vedelkütuseid laevamootorites, ehk siis selline põhimõtteliselt laiemast laastus 20. sajandi algus, esimene maailmasõda. Ja teine selline tärmin on siis see, kui seda probleemi, ehk siis nende uppunud laevadega koos põhja läinud kütust, mis võib hakata reostama keskkonda, hakati teadvustama. Ja okei, selge, sellest on räägitud niimoodi põgusalt juba 70-ndatel, loomulikult mitte meil siin, aga põhimõtteliselt maailmas. Aga tegelikkuses see probleem on ikkagi üles kerkinud viimase sellise 10 aasta jooksul, ma ise olen selle sama teemaga selline 10 aastat natuke peale tegelenud ja see tekkis põhimõtteliselt tulnud nagu pilti tänu sellele, et need samad vrakid hakkavad lihtsalt, kuidas ma ütlen siis, ära väsima vee all. Sest kõik, mis seal vee all on, laguneb, roostetab ja mingil hetkel lihtsalt need vrakid kukuvad kokku ja neis olev kütus, kas siis läheb merepõhja siis setetesse või siis tuleb pinnale ja jõuab kuhugi kaldale, looduskaitsealale, kuhu iganes. Ja see on küsimus selles, et aga mis siis teha? Et kas me lihtsalt ootame seda, millal midagi juhtub, või me teeme mingisuguseid ennetavaid meetmeid, näiteks pumpame need vrakid tühjaks, mis on muidugi väga kallis tegevus, või me ootame, kuni nad kokku kukuvad, kütus sealt välja tuleb ja siis koristame, mis on muideks veel kallim. Kunagi oma eelmises elus töötasin pikalt Politsei- ja Piirivalveametis merevalvekeskuse ülemana, mis oli ka siis vastutas Eestis merereostustõrje koordineerimise ja juhtimise eest ja meie hinnangul, sellel päris nüüd matemaatilist valemit taga ei ole, aga ütleme niimoodi, et ühe ühiku kütuse reostuse korjamiseks mere pealt kulub X eurot, kui ta jõuab randa, kulub ta 10 korda X eurot, ehk siis ta on 10 korda kallima selle asja rannast korjamine. Ja kuidas te meid siis lisaks sellele, et see kütus seal meres on, eks ole, on kole ja inetu ja nii edasi ja Pirita randa ei taha turistid võib-olla tulla siis, kui sinna satub midagi. Aga kuidas see siis nagu veel mõjutab vähe sellele, et täpselt nagu siin pildi pealgi on näha, või mäletate ka siin juba aastaid tagasi oli suurem reostus Läänemaal, just kus oli ka palju hukkunud linde, aga ega linnud ei ole ainsad, kes selle pärast kannatavad. Ehk siis tegelikult lisaks lindudele on ka veel kõik veeelanikud. Ehk siis see kütuses on nii-öelda polüaromaatsed sisivesikud, mis siis on kantserogeensed ained, tekitavad vähki ja need siis nii-öelda ladestuvad alustades igasugustest molluskitest, karpidest, kust nad jõuavad edasi järjest suuremate ja suuremate veeelanike siis sisse ja lõpuks jõuavad lihtsalt põhimõtteliselt meie toidulauale. Ehk siis selline kena ringmäng ja seega ühtlasi ohustuvad meid ka niimoodi pikemalt ja vaikselt hiilivalt, siis ütleme nii. Kui me maailmas, kõigis maailma meredes on hinnanguliselt kuskil 8500, vähemalt 8500 keskkonnaohtlikku vrakki, siis Eestis ma tõin siin välja pildi praeguses seisus, kus on siis peal kõik need mustad ristikesed siin
on vrakid, mis on teadaolevad praegu, need on siis Transpordiameti poolt kaardistatud ja need, millel on kollased ringid ümber, on siis tänase seisuga keskkonnaohtlikud vrakid. Nüüd, siis tuleb muidugi tähele panna ühte asja. Esiteks on kõik hinnangulised, sest et selleks, et seda konkreetset keskkonnaohtu täpselt hinnata, tuleb iga vrakk eraldi ette võtta ja tihti peale tuleb ka isegi veel, et lõplikku kinnitust saada, tuleb siis nii-öelda invasiivselt minna, puurida, vaadata, kas seal on kütus sees või ei ole nendes kütusepunkrites. Aga siin nende puhul kindlasti pole seda tehtud, vaid see on selline nii-öelda lauatagune hinnang, ehk siis ajaloolistel andmetel põhinev, et need laevad kasutasid enda nii-öelda propulsioonis vedelkütust ja suure tõenäosusega võib neid seal peal olla. Osadele vrakkidele on, muideks, võib tule üllatusena tulla, aga tegelikult Eesti riik kui selline on tegelenud keskkonnaohtlike vrakkidega päris aktiivselt juba alates aastast 2016 ja hinnanud järjest nii-öelda kõige suurema keskkonnaohuga vrakke, teinud neile nii-öelda sellised põhjalikumad uuringud peale ja nii edasi. Aga kuna see on ka jällegi, ta ei ole võib-olla, ütleme, kõige odavam lõbu ja teiseks ta ei ole ka võib-olla kõige sellise laiema avalikkuse huviga teema, siis see protsess käib, aga sellise suhteliselt vaikselt, aga see siiski toimub. Tänase seisuga meil on selline, ütleme, 50-60 keskkonnaohtlikku vrakki siin Eesti vetes. Miks me ütleme 50-60 on see, et see number kogu aeg muutub, meil vahepeal teadmine paraneb ja nagu te nagu näete, on siin väga palju sükast veel punast ala, eks ole, ja siis ka ütleme siin, see on ühesõnaga veel kaardistamata või läbi uurimata alad, siis et neid vrakke tuleb kogu aeg juurde ka. Ja mõned me uurime läbi, saame teada, et ütleme, et ei ole enam keskkonnaohtlikud, kas selle pealt on neil vigastused nii suured või neist pole midagi enam järel. Ja siis me saame nii-öelda selle nimekirjast maha võtta. Aga sellegi poolest suurusjärk tänasel päeval kuskil 60. Näiteks Rootsis on natuke üle 300, et see võrdlusmoment lihtsalt. Ja mis oluline on? Kus siin nüüd need piirid mängu tulevad? Esimene asi on kohe see, et kui te mõtlete Läänemere peale, siis Läänemeri on tegelikult üks suur tiik, eriti kui me räägime maailma mastaabist. Ehk siis kui, ütleme, Vaikses ookeanis, vastu seal samast Tšukil, seal on natuke teine teema, aga ütleme nii, et seal Vaikses ookeanis satub merre paarkümmend, 30-50 tonni naftat näiteks. See on niisugune kole lugu, looduskaitsjad kirstutavad kulmu, natukene kusagil pasundatakse, aga põhimõtteliselt see loodus saab sellega ise hakkama, see hajub ära. Meil Läänemeres selline asi oleks tõsine looduskatastroof juba. Sest Läänemeres, mõelgen ise, see veevahetus, et kogu vesi Läänemeres vahetuks, selleks kulub umbes 30 aastat. Ehk siis kõik, mis see merre satub, suure tõenäosusega ulvib siin ringi, järgmine 30 aastat, enne kui sellest niimoodi konkreetselt ilusti lahti saadakse. Teiseks, mis on see, et ega siis see kütus ei ole ainult, või ütleme, üks puha, mis reostus, see ei pea olema kütus, ei ole ainult rannikuriigi mure. Võtame näiteks Soome lahe, Tallinna ja Helsingi vahel linnulennult natuke üle 60 kilomeetri. Keset Soome lahte mõni vrakk lekkima hakkab, siis on sisuliselt küsimus ainult selles, et mis suunas tuul on, kelle probleem see on. Ja et ühel päeval on ühe riigi probleem, võib-olla homme on tuul teisest suunast on juba teise oma, kuhu see kütus nii-öelda, kuhu see reostus liigub. Ja Soome lahte võib-olla väga ekstreemne näide selles mõttes, et on lihtsalt hästi pisik, aga ega tegelikult üks puha, kus kohas Läänemeres mingi suurem selline reostus juhtub, siis mõjutab tegelikult meid kõiki, kasvu just selle sama eluslooduse organismide reostamise kaudu ja nii edasi. Nüüd natuke juriidikast. Ma panin siia sellise ilusa värvilise kaardi, kus on peal hästi palju sinka-monka jooni. Need on igast erinevad piirid, et kui maismaal on lihtne, sul on üks piir, ühel pool on üks riik, teisel pool teine, siis merel on natukene olukord keerulisem. Laias laastus me võime siin ära välja tuua 3 olulist piiri, esimene on siis see punane, ehk siis territoriaalmere lähtejoon, ja see on siis see, et kõik, mis sellest jääb nii-öelda maismaa poole, seal kehtib rannikuriigi täielik suvereniteet, ehk siis põhimõtteliselt kehtivad, seal rannikuriik võib teha, mis tahab. Nüüd sealt edasi, kuni siis territoriaalmere piirini, mis on siin meil ilusti sinisega märgitud, eks ole, see on nüüd veel riigi territoorium. Ehk siis kaasa arvatud, kuni selle sinise jooneni on kõik riigi territoorium. Aga selles territoriaalmeres ei ole riigil enam täielik suvereniteet,
seal kehtivad teatud rahvusvahelised õigused, näiteks rahumeelne läbisõit ja nii edasi ja nagu ärme sinna praegu hakka minema, mis seal kõik on. Oluline see, et see on riigi territoorium. Nüüd aga, kui me sealt lähme veel edasi, ehk siis selle rohelise jooneni, kus on siis majandusvööndi piir, siis jah, see on meie nii-öelda vastutusala, meil on seal teatud õigused, aga need on ainult majanduslikud õigused, ehk siis kasutada igasuguseid nii-öelda veeressursse, olgu siis elusloodus, kalapüük, merepõhjauuringud, kaevandamine, puurimine, kõik selline asi. Merendus, laevandus kui selline on aegade algusest olnud hästi rahvusvaheline. Läänemeri on olnud, nii kaua kui me teame, väga oluline meretee nii kaubanduse jaoks, siin on kõik sõjad ära peetud ja põhimõtteliselt siin on läinud palju laevu põhja, keegi täpselt numbrit ei tea, ei saagi ilmselt kunagi teada ka ja see polegi tegelikult üldse oluline. Aga oluline on see, et ega laevad ei uppunud ju siis oma vetes. Ja põhimõtteliselt laevad ei uppunud oma vetes, nad võisid suvalise riigi vetes uppuda, mis tähendab seda, et nüüd tekib küsimus, kellele see laev kuulub. No kui nad on kaubalaevad, kui nad on purjelaevad, siis pigem on see selline ajalooline arheoloogiline huvi, aga kui me räägime nüüd sellest, et tegu on näiteks riigilaevaga, ehk siis olgu selleks siis sõjalaev või mingisugune riigi ülesanded täitev laev, mis on nii-öelda riigi oma, siis kas see laev peale uppumist on ikka veel selle riigi oma või mitte? See on nüüd selline asi, kus ei ole tegelikult sellist 100% konsensust, et kuidas see asi on. Ja see tähendab ka seda, et kes siis peaks vastutama selle laeva eest, et nagu sõjalaev läheb põhja, näiteks Eesti vetes, kas see lipuriik sellega peaks tegelema või peab sellega tegelema keegi teine ja kas rannikuriik tohib selle riigilaevaga midagi ette võtta või riigilaeva vrakiga. Et jah, ÜRO mereõiguskonventsioon ütleb, et rannikuriigil on teatud kohustused ja õigused kaitsta kultuuripärandit oma vetes, aga see on väga selline, kuidas ma nüüd ütlen siis, hägune selline õigus ja samas ei tohi ta ka nagu otseselt mingisuguseid tegevusi, mis ei ole seotud majandusega, just seal ka justkui piirata. Et ta võib küll jah kaitsta seda sellega, et näiteks ei lase seal kala püüda või ei lase seal puurida või kellelgi mingit kaablit üle vedada, aga muus osas jäävad käed natuke lühikeseks. Ehk siis siin on selliseid mõttekohti väga palju, mina siin lahendust ei paku, sellepärast et see diskussioon on väga kõvasti üle minu palganumbri, mina ei tea, see jäägu juristidel ja riikidel omavahel selgeks vaielda, aga põhimõtteliselt siin on see ära toodud nüüd see asi, kes vastutab, ei ole praegu üldsegi selge. Aga jõuame nüüd sellise konkreetse juhtumi juurde, ehk siis HMS Cassandra, mis on siis riigilaev, Ühendkuningriigi oma, Eestis on ta muinsuskaitse all, asub majandusvööndis, ehk siis mitte meie territoriaalvetes, ehk siis mitte meie territooriumil, lisaks on ta ka haud, ta ei ole, me ei saa öelda kui sõjahaud, sest see üldiselt vajab spetsiaalset nii-öelda otsustamiselt on sõjahaud. Pluss ta on potentsiaalselt keskkonnaohtlik vrakk, tegelikult potentsiaalselt sellepärast jutumärkides praegu, et ta on juba keskkonnaohtlik vrakk, me teame seda. Kiire selline taust, et no, esimesed 2 kuupäeva ja aasta, et ei ole vist vaja kellegile tutvustada, mis see oluline on, aga ja eriti praegu võib-olla tuleb see selline huvitav olukord välja seoses selle 3. punktiga, ehk siis Eesti palus Ühendkuningriigilt abi 19. novembril seoses võimaliku Nõukogude Liidu või Nõukogude Venemaa rünnakuga. Ja kui te mõtlete praegu Ukraina situatsiooni peale ja kogu selle otsustusprotsesside ja tegevuste peale, siis sisuliselt Ühendkuningriik otsustas toona 2 päevaga saata siia laevastiku või eskaadri. See otsus tehti ära, pandi kokku ja kui 28. novembril Punaarmee siis ründas Narvat, siis tegelikult oli see laevastik juba olemas ja sisuliselt oli ta juba Kopenhaagenis valmis. Ja ei pannud mitte mingis paar paati kokku. 27 laeva oli seal, 5 kerge ristlejat, seal hulgas siis see HMS Cassandra, 9 hävitajat, 7 miinitraali ja siis abilaevad erinevad. See Cassandra ei olnud ka mitte väike laev, 137 meetrit pikk, nägi välja ta täpselt selline, isegi lennuk oli seal peal, kes suudab pilli pealt üles leida, väga tubli, aga siin on see lennuk ka peal. Ja mis siis toimus? 26. novembril juba lahkuti
Inglismaalt Kopenhaagenisse, mis sai siis nii-öelda staabiks, taanlased andsid lahkelt loa, nagu me mäletame, siis esimene maailmasõda oli just äsja lõppenud. Ega meremehed väga õnnelikud õlla loodsid saad koju ja nüüd saadetakse nad kusagile sohu mingisugusele mõttetule, nende jaoks täiesti arusaamatud teemat tegema, mingisuguse olematut riigi kaitsma, mis iganes. Et nad õnnelikud ei olnud, aga käsk on käsk, tuli minna. Esmalt siis, ja kuna esimesest maailmasõjast oli veel kogu Läänemeri paksult miine täis, siis brittidel oli küll olemas sakslaste poolt antud kaardid, kus oli siis peale märgitud nii-öelda punane rada, mida mööda tuli sõita, mis on siis nii-öelda ohutu tee ja ma vaatan, kus töötabki. Ehk siis siit see oli siis nii-öelda selline puhtaks traalitud tee, mida kaudu tuli minna, no, et jõuda siis ohutult Tallinnasse. Läksid, käisid ära Lätis, andsid seal varustust üle, sõitsid edasi ja mingil hetkel vaadati, et meil läheb natuke kiireks, me ei jõua Osmussaare juurde selleks ajaks, kui on kokku lepitud lootsiga, et peame natuke lõikama. Tegelikult oli see täiesti arusaamatu otsus, mis pärast ka tuli välja, et seda poleks pidanud tegema. Otsustati nurka lõigata ja sõideti kenasti kõpsti miinidesse. Ja vaene Cassandra läks põhja. 11 meremeest kaotas seal elu, põhimõtteliselt 10 siis seda katlakütjat ja kes olid siis katlaruumis, mille all miin plahvatas, pluss siis üks vaene madrus Arthur Schnepnel, kes kukkus üle parda laevalt evakueerides. Nüüd väga oluline, mida tuleb tähele panna, on see, et ega see ei olnud brittide ainuke kaotus selles meie vabadussõjas. Kokku saadeti siia kogu vabadussõja jooksul üle 200 laeva ja üle 100 inimese, 100 meremehe hukkus tegelikult ende poolt, nii et see oli päris selline ikkagi suur operatsioon ja nii edasi. Aga see selleks. Ja mida veel võib-olla peaks ära mainima, et nad tõid meile varustust, nad osalesid aktiivselt lahingutegevuses, pommitades siis vastase positsioone merelt ja paljud ajaloolased on öelnud, võib-olla vahest oma ette, aga ka näiteks Laidoner kirjutas oma mälestustes, et ilma brittide abita ei oleks võib-olla meil selle vabadussõja tulemus olnud selline, nagu ta oli lõpuks. Et see on nagu väga vähe nagu räägitud fakt või selline, ütleme, abi, aga seda tuleb kindlasti tunnustada. Cassandra asukoht, kus ta seal praegu tänapäeval uppunud on tema meil 95 meetri sügavusel, aga ta on väga hästi säilinud, panen siia mõned sellised pildid ka, mis me oleme sealt alt teinud. 2023 tegime esimese sellise hinnangu sellele vrakile keskkonnaohu poolest, et üldse aru saada, mis see seis on väga hästi säilinud, väga ilus vrakk selles mõttes. Ja võttes arvesse, et on üle 100 aasta põhjas olnud, siis ta tegelikult ikkagi väga heas seisukorras. Aga tal on veel lisaks selline kütusele, mis on nii-öelda keskkonnaoht, ka veel teised sellised vähem räägitud keskkonnaohud peal, nagu siis laskemoon, näiteks antud pildi peal on torpeedod näha, ja kummitusvõrgud, mis siis jätkavad kalapüüki, ehk siis nii-öelda kinni jäänud kalatraalid ja nii-öelda kaotatud kalatraalid. Nii siis. Vabandust. Kas see kuidagi mängima hakkab? Ei hakka. No hea küll. Aga siin on tegelikult näha, kuidas see asi lekib, see video, mis millegi pärast siin ei mängi. Aga mul mängis. Olgu. Ja nüüd siis sellest, et piiriülesest koostööst, ehk siis 2021 kuulsin ühel konverentsil, kuidas, see oli üle veebi selline COVID aeg, oli see 2020, kuidas britid ütlesid, et jah, et nemad nagu loevad uppunud riigilaevu, sõjalaevu jätkuvalt nende omaks ja nemad ennem sellest loobu, kui nad on konkreetselt selge sõnaga öelnud, või kellake helisime, kuulge, aga meil on ju siin ka üks potentsiaalselt ohtlik vrakk. Võtsin nende kaitseministeeriumiga ühendust, hakkasin vaikselt asja ajama ja eelmisel aastal siis lõpuks jõudsime nii kaugele, et britid tulidki ja tegid siin konkreetse suure sellise uuringu selle vraki peal, mille tulemusena me saime siis põhimõtteliselt hea ülevaate kogu sellest situatsioonist, eks meil on näha siin üleval selline lehviksonari pilt, kuidas see laev siin külili nii-öelda tüürboordi paremal poolel siis lebab ja ka fotogrammeetriliseks siis sellise 3D mudeli sellest, et meil on nagu hea ülevaade ja see teisest küljest nagu kultuuri või see ütleme ajaloo seisukohalt on väga hea see, et see vrakk on tänaseks siis nii-öelda nagu justkui jäädvustatud aega, ehk ta on 3D mudelina olemas, ta
isegi kui ta edasi laguneb ja mingil hetkel ära kaob, siis on meil on ta mudelina olemas ka nii-öelda tulevate põlvede jaoks. Ehk siis britid võtsid ennast kokku, tulid, tegid ära selle asja ja mis me selle infoga peale hakkame. Siit me saame nende mudelite pealt, me saame tegelikult hinnata, pannes need mudelid siis kokku joonistega, saame hinnata ka seda, et kui palju, tähendab, et millised kütusepunkrid näiteks on viga saanud, millised on veel terved, selge see, et me ei tea, palju seal sees kütust on. See kütus võib olla ka veel laeva keres laiali, eks ole, nii edasi ja tagasi, aga põhimõtteliselt me saame mingisuguse arusaamise sellest, et kui palju seal kütust peal on. Ja nüüd, kui me võtame meie uuringu, mis me tegime siin 2023, siis minu hinnang oli, et see kuskil on niisugune 600–700 tonni kütust on selle laeva peal veel alles. Ja nüüd siis brittide uuring tuli tegelikult mul hea meel öelda samale tulemusele. Et selles mõttes me olime päris hästi, panime pihta sellele asjale. Siit on ka näha, kus see numbrid tulevad, et meil ei ole küll Cassandra enda logiraamatut, aga on olemas nende sõsarlaevade logiraamat, kes olid kaasas ja kogus, et palju seda kütust tol hetkel oli, kui see laev uppus. Ja seega need saime sealt niimoodi kätte. Aga nüüd siis kokkuvõtteks, kuna ma saan aru, et on juba kiire, siis keskkonnaohtlikud vrakid, kui sellised ei ole ainult rannikuriigi probleem, need on tegelikult piire ületavad probleemid, siis koostöö on antud kaasuse puhul, nagu näha on võimalik, aga kindla peale tuleb hoida kuklas kogu aeg seda mõtet, et küsimus ei ole selles, et kas juhtub, küsimus on, et millal juhtub. Aitüma!